Hommikut kätte on jõudnud 11. detsember ja täna ma alustan vlogi kontorist, sest ma reaalselt lendasin voodist otse stuudiosse, sest täna on korralikult tegus päev, aga mul oli meeles haarata kaasa see advendikalendri punane ümbrikuke. Nii et vaatame, mis me siis täna head ära tegema peame. Nii, kirjuta või helista täna 3 sõbrannale ja esita neile väljakutse, mille nad peavad X tunni jooksul teostama, filmima ja sulle saatma. Issand, kui geniaalne, ehk siis mina ei pea mitte midagi põhimõtteliselt tegema, kõik mu sõbrad peavad midagi tegema. Sobib väga hästi, aga ma olen koridoris, sest ma ootan oma Woldi toitu, ehk siis hommikusöök saab ka täna väga kiirelt tehtud. Ma just vaatan su vlogi nagu, ma loodan, et sa ostsid selle viimase jope. Ma ei ole veel ostnud, aga ma proovin seda Euroopa laost saada. Aga mul on sulle ülesanne, mis ma advendikalendrist sain. Ehk siis minu ülesanne oli 3 sõbrannale anda ülesanne. Meil ju kirjutas selle või? Ma ei tea, 11 selle kirjutas, nii et järelikult tema. Ja ülesanne sinule täna on siis järgnev. Kui päkapikk oleks harjutus, siis mis harjutus ta oleks? Ja sa pead selle harjutuse tegema ja filmima mulle ja saatma. Kurat, ma ise kirjutasin selle vist. No näed. Kas ma pean ütlema ka või? No siis sa võid öelda ja näidata, milline see harjutus on. Ma luban sul mõelda, sa võid tänase päeva jooksul selle mulle saata. Ta võiks olla see söömine. Mine kuu peale, see ei loe, see ei ole treeningharjutus. On ju? Lõual ja... Okei. Lähed lihtsama vastupanu teed. Ei näita mulle ikka mingit korralikku. Pane oma Omaren Klaus selga ja näita mulle üks korralik harjutus. Okei, ma aitan siis squat jump. Davai. I will be waiting. Jah. Tšau. Tšau. What? Hello! Mu vlogmas juba igatseb sind. Jaa, ma igatsen teid ka. Ma just täna eelõhtul mõtlesin viimast. Mõtlesin, tegime sellist asja. Kuule, ma sain täna advendikalendrist uue väljakutse. Ja ülesanne on selline, et ma pean andma 3 sõbrannale ühe väljakutse. Oota, nii, mul hakib veits, nii, nüüd ma kuulen. Kus sa oled selles levi ei ole? Mingi rõuges või? Ei ole veel, varsti. Ühesõnaga, minu ülesanne on täna anda 3 sõbrannale ülesanne. Okei. Nii et sinu ülesanne tänase päeva jooksul on saata mulle videoklipp vähemalt 8 lööki tantsu, mida sa jõuluvanale esitaksid kingituse kätte saamiseks. Davai, vähemalt 8 lööki. Vähemalt, no aga ma usun, et sa oled võimeline enamaks. Mul on puhkust, ma praegu ei overachieve. Ei saab tehtud. Aitäh sulle. Kusjuures või ma lihtsalt ütlen kõigile, kes vaatavad, et see ei olnud üldse ette planeeritud praegu, ma ei teadnud, et see tuleb. Mul meeldibki niimoodi inimesi üllatada. Ma sain sellest aru, ma nüüd lähen rogi peale. Olge tublid, tšau vlogas. 2 sõbrannale on väljakutse juba esitatud, Mellut ma hetkel veel kätte ei saanud, aga proovime pärast uuesti, sest ilma väljakutseta tema ei jää. Nii et praegu mul on vaja lennata ja joosta üles otsida Hanna Martinson, sellepärast et mul on siuke kohvi, puru, biojäätmete prügikast ja väga palju kohvi ja disainer kruuse ja asju, sest meil on vaja paar klõpsu teha Pauligi jaoks. Nii et lähme teeme sellega ära. Head east. No nii, Hanna, mida sa välja hakkad loosima? Kujutad ette, kui hästi kohv maitseb sellised asjadest või? Kas see reaalselt mõjutab maitset ka või? Muidugi, see on elamus, see hakkab väljanägemisest aroomiks siis ja siis sa paned selle suusi ja kohvi pihta ja mõtled, elu algas nüüd. Päriselt see on nii. Väga hea valik, kusjuures ma vaatasin ise ka neid sealt ja see on äkki kõige ilusamad nagu. Siin on mingisugune teistsugune. Jänger. Veel. Ühesõnaga tasub Hanna Insta silma peal hoida, sellepärast et seal hakkab midagi põnevat varsti toimuma. Ma hakkaks ise ennastki follow. Kusjuures minu arust on viimasel ajal hästi palju olnud mõjuisikuid, kes on umbes niimoodi, et ma tahaks ise oma jõululoosides osaleda. Ja need on täiega suured. Nad on nagu, kerged on kusjuures. Kerged ja tšekid, mida kui ilus. Nii äge. Praegu mul
mul on nagu need, mis on ka väga kenad, aga mõtle, see on siuke nagu elamus. Teeme nii, et üks kukkus maha, katki läks, me ei tea, mis... Ei no pildistamisel ikka juhtub asju, you never know. Aga okei, me peame välja mõtlema siis nurgakese, kus me pilti ka teeme, nii et... kontoris tagasi ja nüüd on aeg proovida saada uuesti siis Mellu liinile, et anda talle ka väljakutse. Vaatame, kas see õnnestub seekord. Tšau. Kas teie vaim on valmis? Mul on teile advendikalendrist tulnud väljakutse. Oh my god. Ehk siis minu ülesanne oli 3 inimesele anda ülesanne, mida nad täna tegema peavad. Karo juba oma sai, Sandra enda oma sai, nüüd on sinu kord. Aga ma annan sulle sihukese väljakutse, mis sulle meeldib. Nii. Kui päkapikk oleks beebi, siis mida ta kannaks? Ehk siis sa pead filmima, kuidas sa lissule paned lissust päkapikku. Okei. Lissu, kas sa oled valmis päkapikuks hakkama? No loodame, et ta selle siis vastu ka peab, selle raske töö, mis me tegema peame. Model life ei ole siin midagi. Olgu, kui päkapikk oleks beebi, saab tehtud. Ikka, aitäh sulle. Tšau. Minu poolt kõik ülesanded laiali jaotatud, nüüd ma jään ootama lihtsalt, et nende videoklipikesed laekuksid ja nii kaua teen vahepeal ise tööd, sest meil on veel tunnikene aega enne, kui me peame minema lauluväljakule ühte TikTokikest filmima, nii et natukene töötame ja siis toimetame edasi. Ja jõudsime lauluväljaku juurde valgusfestivalile. Ritsi, kas jalg on soe? Oled valmis kütma? Jalad on soojad. Läheb andmiseks. Ja siin on nii ilus tegelikult nagu see valgusshow. What the hell? Ööpimeduses ma kujutan ette tegelikult perega siin jalutada oleks päris äge, sest kõik on mingi muusika mängib või mingid gorillad laulsid. See on mingi väga weird, aga väga cool. Nagu vaadake seda. Aga davai, lähme teeme TikToki ära. Töö kiire ja korralik. Kaua meil läks, et see purki saada? No, siuke 5 minti. 5 minti nagu. Ja 2 mingit mega badass trikki, kas tas Red Bulli TikToki läheb sellesse, aga ma enne, kui ma siit ära lähen, vaatan ikka natukene ringi ka siin valgusfestivalil, sest see tundub päris cool. Lonni ja Märt vist lõpetasid just ka oma otseülekandega, mis tähendab, et saame kontorisse tagasi minna. Kuidas teil läks siis? Tuli hästi välja? Suurepärane, näed, vaata. Ma annan siin kohe tütrekesele ka proovida. Issi tehtud kätetöö. Proovi ära. Ta tekkis alpakat juurde. Mulle väga maitses. Mis nad Lonni meisterdasid siis? Kaitu, kuule. Verivorsti takot. Hapu raekapsaga tegelikult just. See kõlab vähemalt huvitavalt. Ma jõudsin koju ja ma ütlen ausalt, et see diivani nurk seal, see täiega hüüab mu nime, ta on Kairi. Come to me, on Lillini. Miks me üksteisele särtsu täna anname hästi palju? Aga enne kui me viskame sinna leppo ja vaatame paar head Jaapani anime filmi, siis meil on mõned pisikesed asjad, mis vajavad lahendamist. Kõige esimene neist on mu kummuti olukord korteris. Ehk siis ma mõõdaksin üle, mis suuruses kummuteid mul vaja on ja vaataks, kas IKEAs ehk leidub juba kohe midagi. Sest mul on siin selline asjandus, mis on mu eelmisest korteri renoveerimisest ja ta väga ei haaku enam või sobitu siia. Nii et see vajab väljavahetamist ja siis mul oli selline tore illusioon oma peas, et ma jätan kõik oma garderoobid täiesti lahtiseks. Sest mulle tegelikult meeldib, kui ma näen kõiki oma asju, sest siis ma hoian neid rohkem korras. Kui mul kapp on, siis ma lihtsalt mingi viskan asju sinna, aga siin nagu seda varianti ei eksisteeri. Küll aga on mul siin üks tühi nurk, mis vajab lahendamist ja mul on siuke kuri eelaimus, et
sinna tuleb siiski kummut ja issand jumal, kui ilusad need kardinad või jõulukardinad, mis ma ostsin eile Kukupesast, on nagu, vaadake seda. Oh my god. Ühesõnaga, võtame kiirelt mõõdud ja vaatame korra, kas IKEA-s leidub midagi, mis võiks sobituda mulle koju. See oli uskumatult lihtne. Ma ei tea, kas asi on selles, et mul on mega basic maitse, mis tõttu on hästi hea lihtne leida neid asju, mida ma tahan või mis mulle meeldivad ja täiesti okeis hinnaklassis. Nii et see käis väga valutult. Meil on üks kummut olemas ja teise osas ma mõtlen, et ma võib-olla isegi ei pane sinna koridori kummutit, sest siis ta ei takista liikumist ja nagu nii palju mul ka storage space'i ei ole vaja, nii et me oleme siin padja peal lebos olemisele sammuke lähemal, kusjuures see on lihtsalt maailma kõige pehmem padi. Samamoodi on see lihtsalt maailma kõige pehmem vibe ever. Aga meil on ühesõnaga üks asi veel täna teha. Kas te oskate aimata, mis see küll olla võiks, mis meil täna tegemata on? Lili, kas sa tead, mis meil tegemata on või? Kas me läheme jooksma? Ma ei saa aru, kas sa oled excited või oleks. Okei, sa oled excited. Davai, lähme teeme tiiru. Lõpuks oleme me diivani peal lebos. Lili, kas sa oled valmis vaatama Spirited Away animet? Ma olen täiega valmis, mis tähendab, et me pakime vlogi kokku. Mõttetera tuleb siis tänaselt jooksupodcastilt, mis oli Joe Roganil Matthew McConaughey'ga. Ja siinkohal ma pean teile lihtsalt ehitama väljakutse. Ma tahan näha, kes teist on võimeline õigesti kirjutama Matthew McConaughey ilma, et te guugeldaksite, sest mina ei olnud. Aga see on täiesti puhas kuld episood, väga soovitan kuulata. See mees on lihtsalt maailma kõige parem jutuvestja üldse. Aga kaks asja, mis mulle jäid sealt kõlama, mis ma endale üritan meelde tuletada natukene rohkem. Üks asi on see, et me hästi tihti analüüsime läbi oma ebaõnnestumised, aga me ei pane sama palju fookust ja analüüsi meie nii-öelda edulugudesse, mis teinekord võib-olla võib isegi kasulikum olla. Ja siis, mis mulle veel meeldis sealt, oli see, et check in with yourself before you check in with the world. Ehk siis, et iga hommik võiks võtta ikkagi alguses aja iseendale, ilma et sa avaksid telefoni, ilma et sa hakkaksid meile kohe vaatama, või noh, mina siis, sest see on põhiasi, mis mina teen hommikul, kui ma üles ärkan, siis esimene asi ma keeran külili ja vaatan, kas mul on mingeid põlevaid asju, mida on vaja lahendada. Ma olen teinud paar nädalat, siis kui ma hommikuti varakult ärkasin, siis ma tegin sellise perioodi, kus ma mingi pool tundi lihtsalt lugesin raamatut, tegin süüa, võtsin hästi endale. Mega mõnus aeg oli, ma ei tea, miks ma selle pooleli jätsin, nii et võtame selle ka siis uuesti ette, et vähemalt ma alustan väikestest sammudest. Minu puhul siis vähemalt esimesed mingi 15 minutit võiks olla nii, et ma olen ainult iseendaga ilma ühegi teise meediumita. Nii et jah, ma hakkan nüüd vaatama Spirited Away'd ja näeme juba homme. Tšau! Kuna ma pidin juba need koduriided sellest ära võtma, trenniriided selga panema, see on nagu meeletult raske, siis ma teen need ära ja ma teen ka trenni otsa ja siis kusama minu filmimisoskused siin kodus on see, et ilmselgelt ma hüppan arvatavasti oma pea siit ekraanist välja, aga teeme ära. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja nüüd 7, 8.